Tere tulemast kuulama Uudishimu laborit. Tegemist on Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse ehk Labrise kokku pandud podcastiga. Tänaseks teemaks on lääne niiluse palavik. See on ohtlik nakkushaigus, mis ohustab nii loomi, linde kui inimesi. Sellest, milline haigus lääne niiluse palavik täpsemalt on, kuidas see levib, millised on haiguse sümptomid ning kuidas sellest hoiduda ja seda diagnoosida, räägib meile Labrise riskihindamise osakonna juhtivspetsialist Age Kärssin. Head kuulamist! Tere, Age! Tere! Palun räägi meile siis alustuseks täpsemalt, et mis see lääne niiluse palavik on? Lääne niiluse viiruse palavik on zoonootiline haigus, mis levib sääskedega. Ja seda haigust avastati esmakordselt juba 1937 Ugandas. Pärast seda on seda haigust leitud erinevates maailma piirkondades ja leviala on laienemas. See viirus saaks levida, selleks on vajalikud siis sääsed ja linnud, sest see on selline tsükkel, kus see viirus paljuneb. Imetajad on siiski sellised juhuslikud peremehed, imetajad nakatuvad, võivad raskesti haigestuda, kuid enamasti arvatakse, et viirus nende kaudu ei levi, kuna viiruse kontsentratsioon veres ehk siis ülekande võimalus on madal. Seetõttu peetakse siis imetajaid tupikperemeesteks. Imetajate seas on siis kõige olulisemad, kes haigestuvad, on hobused ja loomulikult ka inimene. Need liigid võivad põdeda seda haigust raskelt, aga kui nakatumine toimub, et siis enamus, kes selle viiruse saavad, siis sääskede kaudu. Et enamus põevad seda subkliiniliselt ehk siis haigustunnused ei avaldu. Inimestest näiteks 20% haigestub kliiniliselt ja hobustest arvatakse 10–20%. Et ülejäänutel on siis selline nii-öelda vaikne kulg ja sümptomid ei esine. Haigestuvad ka linnud, et nad on küll põhilised peremehed, aga osad liigid on vägagi vastuvõtlikud. Ja sinna liikide hulka kuuluvad siis vareslased ja musträstad, samuti röövlinnud. Et kui põhiline nakatumine toimub sääskede kaudu, siis röövlindude puhul on võimalik ka nakkust saada ka saakloomasid süües. Samas kodulindude puhul seda haigust ei ole leitud väga, et on küll üksikuid juhtumeid raporteeritud, aga pigem ei peeta seda kodulindudele ohtlikuks. Kui nüüd rääkida just inimestest, siis kuidas see lääne niiluse palavik inimestel võib avalduda või millised need sümptomid võivad olla? Kliiniliselt haigestub ligikaudu 20% inimestest, kes selle viiruse saavad sääskede kaudu, sääsehammustustega. Ning peamised sümptomid on siis gripilaadsed ehk palavik, halb enesetunne, väsimus, peavalu, silmavalu, oksendamine. Ja raskematel juhtudel võivad tekkida närvinähud, mis on tegelikult väga harv sümptom. Millised on aga siis need haiguse sümptomid loomadel? Nakatuvad siis hobused, aga ka terve hulk teisi imetajaid. Ja loomadel on põhilised sümptomid siis närvinähud, mis avalduvad ja mida võib märgata. Hobustel esineb siis nagu sellised liikumishäired, ebaloomulikud liikumised, halvatus, krambid ja haigus võib lõppeda surmaga. Ja ütleme, et sama võib olla ka teiste imetajate kohta, kuid nende haigestumusest on nagu vähem teada. Samuti haigestuvad linnud, osad linnuliigid on vastuvõtlikumad kui teised. Need on siis vareslased ja röövlinnud. Vareslased ja rästad siis nakatuvad ja haigestuvad sagedamini, ehk siis sellised haigestumused on paremini märgatavad. Ja haigussümptomiteks on samuti närvinähud, linnud on loiud, ei liigu, võivad olla ebaloomulikud liigutused ja ka surmlõpe.
Millistes piirkondades Lääne-Niiluse palavikku kõige rohkem esineb? Et viirusel on lai leviala, siis selle esinemine on seotud ka sääseliikide levimisega. Praegu on teada piirkonnad Euroopas, Aasias, Aafrikas, Austraalias, Ameerikas. Ja Euroopas on kõige enam haigusjuhtumeid Lõuna-Euroopas, riigid nagu Itaalia, Kreeka, Serbia, Hispaania, aga on ka järjest uusi riike kaardile tulnud, eelmisel aastal Poola ja Läti näiteks ja samuti Eesti. Kas võib siis öelda, et kliimamuutused mõjutavad seda Lääne-Niiluse palaviku levikut? Kliimamuutused on kindlasti väga oluline faktor, miks see viirus on järjest laiemalt levinud. Viirust kannavad edasi rändlinnud, kui selles piirkonnas, kus nad paiknevad või peatuvad, esinevad need sääseliigid, kes seda viirust võivad edasi kanda, siis levib see viirus ka selles piirkonnas. Ja kui sääski järjest rohkem nakatub, siis võib see viirus muutuda selles piirkonnas endeemiliseks. Eestis praegu ei ole teada selle viiruse levikut sääskedel, aga siin One Health 4 projekti raames uuritakse ka sääski, nii et loodame sellest rohkem teada saada. Kas ja kuidas Lääne-Niiluse palavikku ohjata saab? Tegelikult, kui see viirus on jõudnud piirkonda ning esineb paigaliikidel, nii lindudel kui levib ka sääskede seas ja talvituvates sääskedes jääb ellu, et siis seda viirust on väga keeruline kontrollida, kui mitte võimatu. Sellisel juhul siis peab pigem panustama sellesse, et vältida siis sääseründeid, kaitstes ennast sääskede eest siis kas sääsetõrjevahendeid kasutades või siis ütleme siin sääsevõrke või mingeid muid selliseid meetodeid, et sääsehammustusi vältida. Nagu mainitud juba sai, siis Lääne-Niiluse palavik on jõudnud ka Eestisse, et millal ja kellelt see siis täpsemalt Eestis avastati? See viirus avastati siis 2024. aastal surnult leitud kanakullit. Ehk see kanakull leiti Raplamaalt 2024 oktoobris ja proov saabus Labrisesse esmalt siis lindude gripi analüüsiks ehk lindude gripi riiklikus seireprogrammis analüüsiks. Ja kuna eelmisel aastal käivitus One Health 4 surveillance projekt, siis tehti valikul linnugripile negatiivseks jäänud proovidest ka analüüs West Nile viirusele ja see osutus positiivseks. See oli siis esmakordne juhtum Eestis, kus seda viirust on avastatud ja seni teadaolevalt siis kõige põhjapoolsem juht. Kuidas Eestis Lääne-Niiluse palaviku seire siis täpsemalt toimub? Et Lääne-Niiluse palaviku seire on siis väga oluline, et teada saada varakult haigusalast olukorrast ja sellega kaasnevast ohust siis inimestele, loomadele. Et see haigus on teatamiskohustuslik ehk siis leiud inimestel ja loomadel. See tähendab seda, et neid haigestumise andmeid tuleb juba varasemalt koguda. Aga eelmisel aastal käivitus siis One Health surveillance projekt, mille raames siis uuritakse mitmeid patogeene, ehk siis haigustekitajaid, vaadatakse üle nende patogeenide seiresüsteeme ja ka viiakse läbi siis seiretegevusi. Ja see seiretegevus on praegu rakendunud siis lindude uurimisel, uuritakse kütitud vareslasi ja rastaid, samuti siis surnuna leitud lindude proove, siis lisaks on sellesse seiresse kaasatud ka hobused. Kliiniliselt haigestunud hobustelt kogume proove ja neid proove uuritakse siis Lääne-Niiluse palavikule. Samuti on alanud sääskede seire, et seda viimast siis koordineerib ja teeb siis Eesti Maaülikool. Ehk siis kogub sääskede proove, määrab nendest sääskede liike ja
viiruse uuringud siis toimuvad labris. Kui suur on aga risk, et Lääne-Niiluse palavik muutub Eestis laiemalt levivaks? Seda riski siis proovitaksegi selle sama projekti raames hinnata, ehk siis algatada seda seiret, sest igaks riski hindamiseks on vajalik andmete kogumine. Ja praegu, vaadates neid kliimamuutusi, siis on väga suur võimalus, et see viirus jääb siin paikseks, ehk siis levib laiemalt. Praegu on tegemist ainult ühe leiuga, mis on selline nii-öelda esmane signaal, aga kindlasti see olukord vajab sellist põhjalikumat uurimist, aga mitmed riigid ikkagi on leidnud, et see viiruse levik laieneb ja liigub ilmselt veel põhja poole. Kui nüüd rääkida Lääne-Niiluse palaviku diagnoosimisest ja uurimisest, et kuidas seda siis meil Labrises tehakse? Labrises on siis eelmise aasta jooksul päris mitmed meetodid juurutatud, et seda viirust ja selle viiruse vastaseid antikehasid uurida. Lindudel uuritakse nii vereproove kui ka organproove. Need uuringud on siis põhiliselt OH4 surveillance projekti raames. Siis uuritakse ka hobuseid, et on võimalik teha antikeha uuringuid ja samuti määrata ka viirust. Samuti siis on Labrises ka siis sääskede uuringud viiruse suhtes. Et nagu varem sai öeldud, et siis sääskede proovide ja sääseliikide määramisega tegeleb Maaülikool, kuid viiruse määramine, tuvastamine toimub Labrises. Aga kas on üldse midagi, mida me saame teha, et seda Lääne-Niiluse palavikku vältida? Selleks, et vältida nakatumist, on esmane hoiduda sääserünnetest, ehk siis mitte saada sääskedest hammustatud. Ja selleks siis kasutada sääsetõrjevahendeid, et loomulikult, kui on võimalik vältida selliseid piirkondi, kus sääserohkus on kõrge, et siis ka seda, aga see alati ei õnnestu. Samuti on ju mõned aastad teadaolevalt väga sääskede rohked, et siis see leviku võimalus on samamoodi suurem. Aga kui tegemist on näiteks loomadega, siis kas ka neid saab kuidagi kaitsta selle nakatumise eest? Et loomade puhul on põhimõte sama, et hobuste puhul vältida siis samamoodi sääseründeid, et kaitstes siis loomasid, pannes nad tallidesse, kus on siis need sääsevõrgud, et samuti mõnes Euroopa riigis rakendatakse ka hobuste vaktsineerimist, mis siis väldib seda haigestumist. Kui nüüd teema kokku võtta, siis millised on tuleviku väljavaated Lääne-Niiluse palaviku osas? Kui viirus on piirkonnas levinud, et siis on oluline kaitsta ennast sääserünnete eest. Samuti selleks, et teada selle ohu ulatust, on oluline ka kaardistada need piirkonnad, kus see viirus enam esineb ja seda nii-öelda esinemust ja levimust jälgida. Samuti uurida neid sääseliike, et kas nende arvukus, kas nende liigiline koosseis on ajas muutunud, ehk siis kõik sääsed ei kanna seda viirust edasi. Oluline on selle kohta rohkem infot koguda. Et arvestades siin teiste riikide kogemust, siis kuigi praegu on teada Eestis vaid üks leid, siis suure tõenäosusega see viiruse leidude arv suureneb. See tähendab seda, et tulevad juurde uued piirkonnad, kus see viirus esineb ka Eestis. Et seda teada saada, siis tuleb uurida ja seirata neid nendest piirkondadest võetud sääseproove, määrata ka sääskede liigilist koosseisu, sest kõik sääseliigid ei levita viirust. Ja samuti siis tuleb järjest rohkem arvestada, et panustada siis nagu nende sääserünnakute eest kaitsmisse. Et see teadlikkus, et see oht on olemas, et see on tegelikult oluline. Ja kindlasti siis, kui need tulevad seire tulemused, et need ka kommunikeeritakse inimestele, et seda teadlikkust tõsta.
aitäh sulle, Age, selle kokkuvõtte ja info eest ja aitäh sulle ka, kes sa Uudishimu laborit kuulasid. Loodan, et said tänase teemaga tuttavaks rohkem ja midagi uut ja põnevat teada. Selleks, et meie järgmised podcastid ja muu põnev info samuti sinuni jõuaks, soovitan sul Labrise Facebooki leht meeldivaks märkida. Kuulmiseni!